Tere tulemast tagasi kuulama Võti tuleviku podcasti. Mina olen Artur Saus. Mina olen Loren Selmits. Nagu alati, me räägime huvitavatest teemadest ja meil on ka huvitavad külalised. Ja täna on selleks külaliseks Sten Närm. Tere tulemast. Vahva siin olla. Ja täna on meil teemaks tudengiaktivism ja selle mõju tööturule. Aga enne kui me lähme selle teemaga edasi, siis äkki Sten räägiks enda taustaks natuke kuulajatele, et millega sa tegeled, kus sa oled, kuidas sa siis tudengiaktivismist, miks me just sind kutsusime, võib-olla äkki kus ise öelda, et miks me sind kutsusime just sellest rääkima? Tudengiaktivismiga olen tegutsenud juba üle 4 aasta. Alustasin Best Estonia ridades, olen mitut võtit näinud, aga hetkel olen siis jõudnud sellisele positsioonile nagu üliõpilasesinduse juhatuse esimees. Ehk siis olen väga palju näinud erinevaid tahke tudengiaktivismist ja oskan sellest rääkida. Aga äkki läks teemadega edasi ja esimeseks teemaks võiks võtta selle, et kuna sa ise nagu oled aktiivne, võtad paljudest asjadest osa, siis kas sa oled kogu aeg olnud nagu selline terve enda elu, nagu kui me vaatame tagasi gümnaasiumisse, põhikooli, kas sa oled alati olnud selline eesrinnas õpilane või see on nagu kuskil mingi hetk tulnud nagu aastatega? Gümnaasiumis ma olin see tavakas kutt, kes koolis ära, läks koju, pelas 7 tundi, siis läks magama. Ja siis kooli jõudes enne tundi tegin kiiresti kodusid töid ja the cycle continues. Nädalavahetusel eriti teha, siis päevatööd läbi pelada põhimõtteliselt. Ehk siis nagu gümnaasiumis elasin veel sellist elu, although ma 12. klassis liitusin kohaliku õpilasesindusega, sest mõtlesin, et oleks nagu vahva näha, mis nad teevad seal. Ja siis ma natukene sain seal kaasa teha, tegin veits kooliraadiot. Aga ülikooli tulles tegelikult tuli see aktivismi osa hästi tugevalt peale. Ja liitusin Best Estoniaga, sest mu vanem vend oli Best Estonias olnud ja ta alguses ütles, et teisten see koht ei sobi sulle. Ja siis mõtlesin, et lähen vaatan ikka, mis teema on ja tegelikult nagu rahvas hakkas mulle seal väga meeldima. Ja Bestis ma sain sellest enda nagu tagasihoidlikkuse sellest nagu piirist kuidagi üle. Ma sain sellest nagu mugavustsoonist välja astuda ja esimest korda, kui mind kaasati kas sponsorluse tegemisse või mind kaasati oma esimesse suurde projekti, siis need olid need kohad, kus tegelikult tekkis ka võimalus nagu endale ka tõestada, et ma olen rohkemat kui lihtsalt see kutt, kes läheb koju ja istub arvuti taga kõik see aeg. Tagasi vaatas ma praegu istun arvuti taga päris palju, aga ma teen tööd, mitte ma ei mängi enam nii palju. Aga need juhi positsioone hakkasin nagu järjest endale juurde võtma siis, kui ma enda kogemus ka kasvas, et olles aasta aega sponsorlust teinud, mõtlesin, äkki ma siis olen sponsorluses koordinaator ja kohe esimene juhi positsioon olemas, vaata. Ja sealt nagu läksid nad edasi, oli natuke projektijuht, siis läksin lõpuks Besti juhatusse ja eks see tulebki nagu harjutamise kogemusega tegelikult, et enesekindlus ei ole ka asi, mis oleks nagu kohe alguses olemas inimestele, vaid võtta väljakutse astud nagu komisjonist välja ja niimoodi ma lõpuks jõudsingi üliõpilasesindusse, olles Besti juhatuse mandaati veel isegi mitte lõpetanud. Vaatasin, et otsitakse uut esimeest, mõtlesin, et mul on igav ja siis kandideerisin ka üliõpilasesindusse, kus ma olen nüüd siis juba 1,5 aastat esimees olnud. Väga vinge, et see on kindlasti lahe on kuulda ja väga inspireerib minu meelest, et sa ütled, et sa oled kunagi siin tagasihoidlik, mitte väga sotsiaalne, aga nüüd kõik teavad sind on ju või üliõpilas kogu esimeest. Et kindlasti kaasneb sellega suuresti väga palju sellist avalikku esinemist. Et oskad sa võib-olla öelda, kuidas sinu jaoks nagu see alguses oli ja kuidas see nüüd sinu jaoks on, et ma eeldan, et seda avalikku esinemist tuli sul juba Besti juhatuses. Ja seda kindlasti. Mul tegelikult avaliku esinemisega on siuke huvitav backstory, et ma gümnaasiumis osalesin kooli muusikalides, kus ma sain nagu näidelda lava peal ja ma sain ka klaverit mängides olla nagu pianist lava peal. Aga üks asi on nagu võtta mingi teine roll või olla nagu enda muusikaga lava peal, aga hoopis teine asi on minna ise enda mõtete ja sõnadega teiste ette. Ja eks need esimesed kogemused tulidki siis, kui meil olid need vanad head Besti koosolekud, kus me enda kas töögrupist rääkisime või projekti kohta tutvustasime mingid mõtteid.
et see oli nagu hästi mõnus seal nagu katsetada seda, et kuidas inimeste ees on rääkida. Aga kui ma ikka pärast oma teist besti aastat läksin üldkogu ette, et juhatusse kandideerida, siis ka käsi värises enne kõne, käsi värises kõne ajal ja käsi värises veel rohkem pärast kõne ärapidamist. Et see oli ikka nagu keeruline ja hästi selline väljakutsuv minu jaoks. Isegi pool aastat hiljem, kui ma võtsin sõna Best Estonia sünnipäeval, mis oli 8. jaanuar 2020, siis mõtlesin küll, et mul on väga hea humoorikas kõne, läksin lava peale, rääkisin kõne ära ja rahvas ei naernud mitte ühte korda. Ja siis ma läksin tagasi ja siis läks õhtujuht lavale, ütles aitäh, teen selle humoorika kõne eest. Et siis oli siuke tunne, et kas ma üldse oskan nagu esineda. Aga see tuleb ka hästi palju nagu harjutamisega, sest praegu üliõpilasesinduse esimehena ma olen nagu pidanud hästi palju sõna võtma. Ja mitte ainult siis mingi esinduse ees, vaid nagu suurtel aktustel niimoodi, et rektor ja prorektorid on seal istumas ja kuulamas. Ja ma arvan, et see on nagu hästi palju minule seda praktikat juurde andnud. Hästi palju aitas ka see, et kui ma läksin just esimeheks ja meile valiti uus rektor, Tiit Land, siis tuli rektori ametisse vastuvõtmise tseremoonia, kus oli kohal ka Eesti president ja vanad rektorid ja teiste ülikoolide rektorid. Ja siis ülikool vaatas, et Sten läheb kõne pidama või, saadame ta ruttu koolitusele, et äkki ta siis õpib kõne pidama. Ja käisin 4 korda sellisel privaatkoolitusel ja sain teatud nagu nippe ja trikke selgeks, millega nagu nii kõne üles ehitada, kui ka millele lava peal tähelepanu pöörata. Ja pärast seda ma ütleks, et mu kõnede kvaliteet läks nagu väga-väga palju paremaks tänu sellele, et ma siis hakkasin praktiseerima õpitut. Ja aasta hiljem nüüd siis see sügis, pidasin oma avaaktusel ka kõne ja läksin tagasi istuma ja pärast ütlesid ka nagu juhtkonna inimesed, et tavai parim kõne siiamaani, et hea töö. Et selle kohta ei oska muud öelda, et praktika ja tasub ikka meeles pidada seda, mida on varem õpitud, et siis saab kõigest üle. Aga jah, alguses peab mitte midagi olema, nagu ma ütlesin ka, ma olin täitsa noob selles. Kui sa nagu enne, või kui sa harjutad nii-öelda kõne, siis kas sa oled see, kes nagu kutsub sõbrad kokku, ütleb, et nüüd istuge mul siin diivani peal ja ma teile proovin rääkida, mis te arvate, või siis sa näiteks lihtsalt oled peeglis, vaatad, või siis nagu kuidas see protsess sul välja näeb enne lavale minekut mõned päevad, nädalad? See on huvitav sellepärast, et alati nagu mingi YouTube'i videotes ja asjades on kirjas, et võta enda vanemad või sõbrad ette ja harjuta, vaata peeglisse, aga ma ei suuda sellist asja teha. Nagu see on lihtsalt cringe minu jaoks. Nii et üks asi, mida ma olen nüüd eesmärgiks võtnud, on see, et ma ei harjutagi kõne ettekandmist enne kõne pidamist. Ma lihtsalt teen oma nagu kõne selle sisu valmis ja ma tean, ma lähen lavale, ma võib natukene juba kõne pidades muudan mingeid asju, aga ma lihtsalt nagu tahan seda improvisatsiooni osa sinna juurde saada, sest kui ma lihtsalt lähen tegema midagi, mis on ette harjutatud, siis see nagu võib selline hästi võlts tunduda. Ja mul tunne, et see nagu aitab päris palju kaasa ka. Kui ma selle sügise avaktuse kõne pidasin, siis ma mõtlesin küll, et okei, ma räägin sellest, kuidas uued üliõpilased on raske ülikoolis olla ja see on selline tunne, et õppejõud nii palju teha, et ta ei hooli sinust, aga lavale minnes ma just ütlesin, fakt on see, kedagi ei koti. Ja siis täpselt see koht, et ma ei oleks seda asja kunagi oma kõnesse sisse kirjutanud, aga see oli see, mis nagu flow käigus lihtsalt tuli mul nagu improvisatsioonina välja ja ma arvan, et see on nagu hästi suur väärtus, mida ma olen kõnepidamise juures enda puhul avastanud, et kui ma harjutan enne, siis see on selline jäika, kui ma lähen nagu avatud meelega lavale niimoodi, et ma tean, millest ma räägin, aga ma ei tea, kuidas ma räägin, siis see nagu võimaldab sündida sellistel olukordadel ja asjadel, mida ma ei oskaks ette kujutadagi. Ma olen täitsa nõus sellega, et sa ei tohiks nagu, kui sa harjutad kõne esitama, et sa ei tohiks nagu harjutada endale sisse mingid kindlad nagu hääletooni või mingi kindlad, ma ei tea, liigutusi või liikumist, et see jätab tõesti sellise võltsi mulje, et mis mu enda kogemus on ka näiteks kõnepidamisega oli see, et ma siin samas selles Mektoris siin võtsin osa, ma ei mäletagi nüüd täpselt, mis see oli, aga see oli selline startupi mingi inkubaatori protsess. Ja see lõpus oli ka siis vaja investorite ja suure rahvamassi ees kõne pidada. Ja ma mäletan, et kuidas ma ilgelt nagu tuupisin seda kõne,
ja noh, mul oli lihtsalt nii suur närv sees, sest mul polnud kunagi nii tähtsat ja nii suurt avalikku esinemist olnud, kus me pidime siis oma projekti esitama, et kui ma lavale astusin, ma esimest korda elus, mul tuli see ettevalmistatud kõne tuli perfektselt ilma ühegi veata välja. Enne seda mul oli kogu aeg, mul läks kuskil midagi sassi, aga oligi see, et mulle öeldi, et sa räägid nagu robot, et see emotsioon on juba, et see emotsioon on nagu ülioluline nagu mõtete edasianduses. Et selle, ma arvan, et see on suuresti ka jällegi, ma arvan, et kogu selle sinu jutu ka vaata, mis sa oled öelnud, et sa olid väga kiireke ja värki, et see mugavustsoonist väljastumine on igatepidi võtmesõna nagu kõikide asjade juures minu mõttes, kui sa seostad ja mõtled nagu ülikoolile. Et see on ka suur asi, mis pärast hiljem ka kindlasti tööelus väga palju mõjutab. Sellega olema 100% nõus. Aga kui nüüd, kui see ongi see pähe õpitud ja sa lähed nagu pigem mitte kõnet pidama, vaid nagu täpselt nagu esinema, nagu oleks teatris, et siis võib see võlts tunne jääb kuulajatele mugav võib-olla nii väga nagu ei taha kuulata ka, ei viitsi. Aga mis on veel mingid nagu märksõnad või mingid, mis sa võiks öelda, nagu kui sa lähed kõnet pidama, et nagu kuidas olla just nagu publikule nagu, et publik võtaks sind hästi vastu või nagu kuidas panna publikut kuulama ja nagu kaasa mõtlema? See on siuke huvitav küsimus, et erinevad inimesed nagu vastavad sellele erinevalt. Ma ise näen seda, et kui sa lähed publikule rääkima, siis mõni inimene ütleb, et tee kindlasti sa vaatad nagu igale inimesele natukene silma. Aga kui ma lähen lavale ja mul on aktuse saalist 400 inimest, siis ma ei hakka äärest nagu minema, 3 sekundit. Et nagu see ei tööta absoluutselt, on ju. Üks asi, mida ma õppisin selle kõne coachi juures, oli see, et selleks, et anda nagu inimestele märku, et sa tunned ennast laval mugavalt ja et sa tõesti saad rääkida rahvale, nagu mõtlegi selle peale, et sa räägid kogu rahvale, kes saalis on. Eriti mõtlen nende peale, kes on sul taganurgas, sellepärast, et kui ma näen liiga tihti aktustel, et inimesed räägivad seal esimese reaga, teise reaga, võib-olla 4. reaga, aga tegelikult sul on saalis 20 rida. Ja tagumist inimesed, neil on tunne, ja siis sa vaatadki nagu lava ette ja sa tegelikult ei vaata sinna tahapoole, kus nemad ka seal istuvad ja seisavad. Et see on nagu märks sellest, et sa natuke jätad inimesi välja enda sellest sõnumist. Et kindlasti tasub nagu tähelepanu pöörata sellele, et sa räägid kõigile, kes on saalis, mitte ainult inimestele, kes seal eesreas on. Ja teine mõte, mis mul on väga palju kaasa aidanud, on see, et laval kõne pidades ma ei taha võtta sellist hääletooni või sellist suhtumist, et ma olen nüüd siin, et pidada kõne. Sellepärast, et pidada kõne, see tähendab inimeste jaoks seda, et ma viskan mingisuguse sõnumi kuskile õhku ja ma loodan, et keegi nagu püüab selle kinni ja on nagu, et okei, ma sain selle kätte. Tegelikult nagu minu jaoks lava peal see kõnepidamine on just see, et mul on see sõnum ja seda õhku visata, selle asemel ma teen kindlaks, et iga inimene saab sellest aru. See on umbes nagu ma ütleksin mingisuguseid õppesõnu inimesele minu kõrval, nagu näiteks ma istuksin sinuga maha ja räägiksin sulle, kuidas mingid asjad peaks tegema, siis ma samamoodi tahan käituda laval iga inimesi, kes saalis on. Et mitte ma ei ole sõnumit viskamas õhku, vaid ma olen sõnumit nagu suunamas kogu rahvale ja seetõttu nagu see hääletooni teema tuleb ka sisse, et teate küll seda vana head kõnepidamise hääletooni, et kallis rahvas, mina olen siin, et rääkida teile sellest. Aga nagu milleks võtta siuke fake hääletoon, kui sa lihtsalt oma tavalise häälega rääkida ja tõesti oma nagu sõnum viia iga inimeseni, kes saalis on kuulamas. Mul tuli praegu näiteks meelde see, kui sa rääkisid, et vaatad kõigile ilusti silma, selles mõttes nagu suhtled kõigiga. Siis mul tuli üks närvi, mida ma lugesin, et kuidas siis lava närvi vähendada. Siis seal oli üks nipp oli selline, et kui sa lähed lavale, siis kujuta ette, et seal ei ole see publikum, et seal on kõik sinu sõbrad. Ja nagu räägi nagu sõbrale räägiks. Et mitte nagu, et proovi mõelda, et kõik on sõbrad. Raske. Mu aju ei suutnud seda välja mõelda ja seda ette kujutada, et nad on kõik sõbrad. Aga võib-olla midagi läks paremaks. Kui ma ütleks, et kõik on sõbrad, siis ma loodaks, et hakkas puid tagasi tulema lihtsalt konstantselt iga lause vahel. Jah, see oleks väga huvitav olukord. Nii, aga on sul veel mingit avaliku esinemise kohta mingit? Ja eks avaliku esinemisega ongi see, et see tegelikult see on, ma arvan, see on lahe asi, mida kõik peaks nagu õppima ja oskama ja kindlasti võiks nagu proovida, et isegi kui see ei ole seda teinud, et
jällegi siin ülikooli elus on ju, et sul tekib tegelikult miljon erinevat võimalust, mis sul nagu hiljem tööelus ei ole. Ja mine tea, äkki see on asi, mis sulle tõesti meeldib, et me just meil tegelikult siin fookus ongi ju sellest tudengi aktivismist ja kuidas see nagu tööelu tulevikus mõjutab. Et see on ka nagu üks väga suur koht, et kui sa vaatad näiteks unistad, tahad saada CEO-ks, siis terve CEO töö ongi sisuliselt avalik esinemine ja ettekannete ja kõnede pidamine. Et see on nagu, see on hea koht vaata, kus katsetada ilma, et sul oleks mingid suuri järelmõjusid seal. Et tegelikult ju ega vahet ei ole, kas sa oled tegevjuht või sa oled seal oma ettevõtte, kellel on paar töötajat või oma mingi osake sellest ettevõttest, sul on ikka mingid, et sa pead ikka oskama endaga suhelda ja rääkida, see kõne pidamine ja see nagu tuleb alati ju kasuks, et vahet ei ole, millisesse töö, millise positsioonini sa jõuad või kuhu iganes. Ma olen 100% kusjuures nõus sellega, mis sa Lorenz ütlesid, et praegu saab seda harjutada nagu oleks mänguväljakul. Sellega seoses mul on veel üks viimane nipp kõigile vaatajatele, kes mõtlevad, et mingi hetk peaks minema lavale midagi kas esitama või esinema inimestele, siis kuidas olla meeldejääv avalik esineja? Viska oma kõnesse või sõnavõttu sisse mingisugune väga controversial lause, mille peale rahvas on nagu ootan mida. Näiteks see, kui ma ütlesingi aktusel välja, et õppejõud ei koti, kuidas sul läheb. Või siis see, kui ma läksin Eesti presidendi ja kõikide rektorite ette ja ütlesin, üliõpilasi kaasata on vahva, aga üliõpilane ei tea mitte midagi. Miks me peaks seda kaasama üldse, kui nad on mitte midagi teadvad, sellised laised inimesed. Et nagu võttagi see tavapärane kõneformaat ja kõne sisu ja natuke pöörata pea peale ja nagu tuua välja midagi sellist, mida rahvas ei oota. Et see muudab kõned meeldejäävaks. See on, ma arvan, see on hea tähelepanek. Nüüd on kuulajad ja vaatajad saanud päris mitu nippi, saate proovida neid, vaadata, kas teil ka need töötavad. Aga kui me rääkisime, et tuleb tulevikus kasuks see avaliku kõne pidamisoskus ja suhtlemisoskus, siis kui lähme üldse tudengiaktivismi juurde, siis mis sa arvad, et miks inimene üldse peaks näiteks mingite tudengiorganisatsioonidega liituma? Mis see pakub talle ja kuidas see nagu tulevikus talle nagu aitab kaasa? Siin on selline teema, millest ma võiks rääkida tunde, aga ma võtan natuke lühidamalt kokku. Et tudengiaktivism minu arvates on kõik see, mida sa ei saa oma gümnaasiumist ja keskkoolist ja see on kõik see, mida sa ei saa ka ülikoolist. Ehk siis sealt saab väga palju uusi oskusi, uusi teadmisi, mis tõesti nagu mujalt õppida ei saa. Puhtalt tänu sellele, et aktivismiga tihti kaasnevad erinevad ülesanded, tegevused, väljakutsed, vastutused, mida sa tõesti nagu mujal ei õpi, kui sa just ei lähe õppima turundust, müüki või projektijuhtimist, eks ole. Eriti siin meie tehnikaülikoolis, kus me õpime peamiselt kas IT-d või inseneeriat, majandust, loodusteaduseid, merendusega seotud teemasid, et minna tudengiorganisatsiooni, kus sa saad praktiseerida hoopis teistsuguse valdkondi ja asju, mida sa võib-olla hetkel ei tea, et sulle meeldivad, aga tulevikus võivad sulle hakata väga meeldima. See oli mul väga hea näide sellega, et ma tulin ülikooli, liitusin Pestiga ja hakkasin kohe müügikõnesid tegema. Ma polnud kunagi varem arvanudki, et ma julgeks helistada võõrastele inimestele nagu gümnaasiumis. Ma ei julgenud helistada oma klassivenna emale, et küsida, kus klassivend on. Ja siis järsku ülikoolis mulle öeldi, et tavai helista sellele firma esindajale, kes on tegevjuht. Siis ma olen nagu, what? Et selles suhtes nagu need väljakutsed on nagu väga, väga lahedad ja nagu tõesti annavad nii oskusi ja teadmisi, kui ka tegelikult enesekindlust. Mida rohkem inimene oskab erinevaid valdkondi, seda rohkem tal on sinna tunne, et okei, äkki ma suudan ära õppida ka veel ühe valdkonna või mingisuguse uue asja, mida ma varem ei ole teinud. Teine asi on muidugi tutvused. Kõik need vahvad aktivisti, kes meil siin on, mul on miskipärast tunne, et neist saavad tulevikus ühiskonna eest vedajad. Ja näiteks praegu ma istun siin teiega kahekesi siin podcasti toolis, aga kes teab, äkki kunagi veame koos 3 erinevat ettevõtet ja siis saame koostööd teha, et selles suhtes ei oska kunagi öelda, kuhu me oma karjääriga lõpuks välja jõuame ja need kontaktid ja tutvused on väga head. Isegi nagu eriti siis, kui rääkida mitte ainult aktivistidest,
vaid ka ülikooli töötajatest, ettevõtjatest, kellega me nagu suhtleme, et see on ka nagu väga-väga suur väärtus minu jaoks aktivismis. Minu meelest on üks hästi oluline märksõna ka kogemus. Et üks asi, mida paljud, mida ma ise olen näinud netis vinglevat, on seda, et inimesed käivad ülikoolis ja siis peale ülikooli tahavad nagu tööle saada, öeldakse, et ma ei võta siin tööle sul ei ole kogemust. Et ongi see, et see tudengiaktivismi kaudu sa saadki ennast eristada teistest, et ettevõte kindla peale eelistab sind, kui sa saad näidata, et sa oled ülikooli aja jooksul viinud läbi neid ja neid ettevõtte või neid ja neid projekte ja olnud siin aktiivne, seal aktiivne, et sul on kindlasti alaliselt kas mingid hard skill'e, soft skill'e, mis sa sellega oled juurde õppinud, mida muidu nagu koolis ei pakute, või sul on lihtsalt puhtalt see inimsuhtlusoskus või mingi projekti nagu juhtimisoskus, mida nagu niisama sulle koolis ei õpetate. Et see ongi see, et kui sa oled ülikoolis, siis on äärmiselt oluline osa võtta, kuna see on see asi, mis sind võib pärast eristada nagu tööturul. Et kui sa selle kõige kõrvalt on ju, mis sa teed seal organisatsioonides või üliõpilase esinduses või kus iganes, et selle kõrvalt jõuad veel nagu kõik oma kooliasjad ilusasti ära tehtud, siis ettevõtted lausa tahavad sind võtta tööle, nad võitlevad selle üle, et kuhu sa neile praktikale tuled või tööle tuled, et see on minu meelest väga oluline aspekt, millele tähelepanu pöörata, sest väga paljud inimesed ei mõtle sellele, et hetkel ongi jällegi, see on see aeg, kus sa saad ilma negatiivsete kõrvalmõjudeta, saad katsetada, saad proovida, saad õppida, ja kui sa teedki siin praegu projekti juhtimises mingi suurema pea, mis siis on ju, et võib-olla keegi on natuke pahane, et kuskil läks mingi viga või mis iganes, aga põhiline on see, et sa õpid sellest. Et kui sa ise pärast siis lähed kui tööturule ja ütled, et ma tegin selle projekti ja siis ongi see kohe, et sa saad öelda, et ma õppisin sellest väga palju, et näiteks saadki tähelepanu just pöörata nendele aspektidele ja see on, ma olen tööandja jaoks väga-väga oluline, et teisest otsast on jällegi see, kui sa oma ettevõtet lood, nagu sa siin räägid, et see igatepidi on nagu positiivne asi minu meelest. Kusjuures ma väga nõustun selle mõttega, et tööandjatele väga meeldivad need väärtused, sest nagu mu esimesel võtmel, kus ma osalesin 2018 kevadel, siis nagu mul oli täpselt sama kogemus nagu esimese aasta üliõpilasena. Kõnnisin võtmel ringi, läksin suvakate ettevõtete juurde, et lihtsalt nagu omale sinna suurde kotti nänni juurde koguda, nagu ikka. Ja mõtlesin, et kes see mind ikka tahab tööle. Ma esimese aasta ülikoolis, ma ei oska progeda ja läksin, ma mäletan, mis ettevõtte see oli, aga läksin sinna juurde ja ettevõtte esindaja hakkasin rääkima, tema kohe hakkas minu kohta uurima, mis oli väga nagu värske ja selline uudne lähenemine, et mitte ta hakkad nagu rääkima ettevõttes, vaid hakkas nagu minuga rääkima, mida mina olen teinud. Ja mõtlesingi, et ma siin õpin informaatikat esimest aastat, ma olen ühes suurprojekti tiimis osalejate logistika vastutaja, oli siis Enginaatori korraldamas parasjagu esimest korda. Ja selle peale kohe ütles ettevõtte esindaja, et sa teed projekti või? Tahad tulla projektijuhiks? Ja siis ma olen nagu hold up. Ma olen esimest aastat, ma olen projekti korraldamist tegeleb mingi mõned kuud ja siis firma esindaja nagu, et kuule, meil on projektiga kohta vaata, et tule kandideeri ja räägime kohe, et tule otse vestlusele. Savi see mingisugune ülesanne ka, et tegelikult see nagu pani mulle kohe selle perspektiivi paika, et kui ma juba nii väikse kogemusega saan selliseid pakkumisi, siis nagu kui ma võtan ette veel rohkem väljakutseid, siis nagu kui suureks need pakkumised siis lähevad, et tegelikult meil tööturg on väga tihe ja väga konkurentsirohke ja siinkohal on iga kogemus loeb. Me rääkisime sellest projekti juhtimisest, et minu arust teie oskate rohkem sellest rääkida kui mina, aga ma arvan, et see just, mis mulle on nagu silma jäänud, mida ma olen kuulnud, on see ka, et see koostöö ja konflikti lahendamine, et just hästi paljud sealt näevad esmakordselt tegelikult, et sul võivad küll head sõbrad ja head tuttavad võite koos midagi teha, muidu on kõik lahe ja tore, aga siis kui nagu midagi on vaja teha, siis suurt projekti, seal võivad päris suured sellised lõhed tekkida ja neid peab ka lahendama. Absoluutselt.
see nii-öelda inimsuhete ja inimestega suhtlemise teema on ka väga suur asi, mida ilmselt üldse nagu gümnaasiumis ja põhikoolis ei õpetada. Ja ülikoolis ka enamasti mitte, kui sa just ei mõtle neid grupitöid, kus juhendaja ütleb, et here's your group, good luck ja loodab, et ei lähe tülli oma vahel. Aga aktivismis tõesti on võimalik teha tööd väga erinevate inimestega. Ja kui praegu tundubki, et mul sattus siuke tiim, kellega ma pean projekti korraldama, kes mul tegelikult ei meeldi, siis minu põhimõte on see, et ära otsi alati tiimi, kes sulle meeldib, vaid otsigi just enda jaoks natuke challenging tiimi, sellepärast et see valmistab sind ette tööeluks, kus sa ei saa absoluutselt valida, kellega sa koostööd teed. Ja nagu seal puhul ongi erinevate inimtüüpidega koostöötamise oskus nagu väga-väga tähtis. Et ma arvan, et see on ka asi, mida tööandjad tihti väärtustavad uute inimeste seas. Tegelikult see annab juba enne, nagu sa rääkisid, koolis ka nii-öelda grupitöödele ka, kui sa võtad selle juhi, et jagad laiali, et mis teha ja see aitab seal ka juba, et ei pea isegi, sul ei pea isegi kuskil töö või praktikal olema vaja seda või nagu juba koolielus ka. Et siis neid, kes vähem viitsivad need nii-öelda kaasasõitjad, et neid natuke utsitada. Minu kogemus ka nagu kooliprojektidega on veits see, et kui paned selle grupi kokku, siis saad seal 4-5 olete seal grupis. Ja siis on nagu see küsimus, et kes on see, kes teid esindab, kes on see grupijuht. Ja paljud üldjuhul ei taha olla seda. Aga kui see siis mõtleb pärast tööelule, siis kõik tahavad olla need projektijuhid ja teenida neid suuri palganumbreid. Et jällegi, praegu on olemas hea võimalus selleks väljundiks ja mida suuremaid projekte sa saad läbi viia, just praegu seda rohkem kogemust ja oskusi sa siit õpid. Ja ausalt, nendele kõigile vaatajatele ka, et olles praegu väga tihedalt seotud ka ülikooli tööprotsessidega ja olles käinud ka ühes suur ettevõttes praktikal, kus ma sain olla osakonna juhi tiival ja näha kõike, mis ta teeb, siis legit tööelus on inimeste vahel täpselt samad probleemid ja täpselt samad tülid, kui on ülikooli meeskonnaprojektis või on aktivismi projektis. Et nagu need asjad, sa mõtled küll, et ma olen tööellu, kõik on sul täiskasvanud, keegi pole kunagi tülis, kõik on rahumeelsed. Ei, kõik need samad probleemid on ka tulevikus tööelu sees ootamas, seega ma ei tea, sul lõpime nii praegu lahendama, kui see, et pärast tööelus oleme nagu, what is this? Et nagu, jah, praegu on hea võimalus arenemiseks ja õppimiseks. Jah, ma olen tõesti päri sellega, et igatepidi, ma ei tea, ma ei oska muud nagu öeldagi siin, et nagu igatepidi lihtsalt proovige ja tehke. Aga kas sa nagu ise oled ka nagu lisaks sellele, mis sul seal nagu esimesel võiti tuleviku karjäärimessil, siis oli selle tööandjaga, kas sa oled nagu muidu ka kandideerinud tööle ja vaadanud, et jälginud läbi aastate, et su CV on kindlasti nagu laienenud ja suurenenud läbi aastate, mis sa siin ülikoolis oled tegutsenud, et kas need vastused siis nii-öelda tööandjate poolt on olnud kuidagi teistsugused? Ma kandideerisin praktikale eelmise aasta suvel ja tahtsingi minna praktikale niimoodi, et sügissemestri oleks nagu mingi septembrist novembri lõpuni tahaks olla praktikal ja suvel hakkasin kandideerima ja ma õppisin selle kandideerimise käigus nagu täpselt 2 kindlat asja. Esiteks, kindlasti tasub otsida praktikat või tööd just nagu selle ajal, kui võti toimub, sellepärast, et mida ma nägin suvel, keegi ei tegelenud suvel enam värbamisega, sügisel ka mitte. Et väga raske oli tegelikult leida endale mingisugust praktika kohta või töökohta, sellepärast, et kõigil olid juba enda praktikantide ja töötajate kohad täidetud, sest kogu see nii-öelda karjäärivahetusteema toimubki enamasti ju just seal märts, aprill, mai, kui võti toimub. Ja mul oli tõesti nagu väga keeruline sel ajal endale töökohta leida ja see oli mu esimene õppetund, et kui otsid praktika kohta töökohta, vali kevade lõpp, sest nagu seal on nagu need kohad, kus on kohad vabad ja tõesti otsitakse endale töötajaid. Teine asi, mis ma õppisin, oli see, et kui on raske leida endale nagu ettevõtted või firmad, kes sind vastu võtaks, siis tutvused aitavad nagu räigelt kaasa. Ma olin seoses sponsorlusega varem hästi palju ettevõtetega nagu kokku puutunud, müünud nii võtid kui ka inginaatorit ja erinevaid teisi üritusi.
ja olingi tõesti selle ühe suurettevõttega, kelle nime ma igaks juhuks välja ei ütle. Olin selle suurettevõttega palju koostööd teinud juba mitme ürituse vältel, nii et ma lihtsalt helistasin oma kontaktisikule, kelle ma alati helistasin, kui ma müüki tegin. Ütlesin, et kuule, seekord ma ei müü projekti, seekord ma müüks ise ennast, et tahaks tulla praktikale ja tänu sellele, et ma olin selle ettevõtte värbajaga varem teinud hästi palju koostööd, siis ta tekitas mulle selle praktika koha sinna ettevõttesse, mida varem ei olnud nagu olemas ja ta leidiski ühe sellise osakonna juhi, kes mõtleski, et päris lahe oleks võtta üks tudeng endale kõrvale kuuks ajaks ja temaga koostööd teha ja nagu koht, mida varem ei eksisteerinud, tehti valmis tänu sellele, et ma võtsin selle nagu initsiatiivi ja võtsin kontakti enda tutvusega. Et seega, kui ka sul on mõnes ettevõttes mõni kontakt, siis see võib olla just sinu kõige lihtsam võimalus saada endale hea kogemus ja praktika koht, võib-olla isegi töökoht. Tegelikult need kontaktid ei tule sellest, et sa oled ettevõttega suhelnud, et vabalt võib olla nii ka, et ma olengi, et olen uus liige kuskil organisatsioonis ja must on mingi 5 aastat vanem magistrant on ka seal, me saame seal nagu kokku, teemegi midagi koos ja siis kunagi tulevikus võib-olla juhtubki nii, et tema on mulle tööandja, ja siis ta vaatab, et see on sellega, me saime seal kokku, oli aktiivne või tore vend, et võiks proovida. No, see on väga legit teema, kuidas saad oma tutvusi ka ja üks vahva asi, mis ma veel nägin, käies võtmel kohal mitmel aastal järjest, oli see, et seal tihti on nagu samad inimesed. Oli üks Nortali esindaja, kellega ma 2 aastat järjest nagu võtmel koha peal suhtlesin, sest ma käisin punktist läbi ja tundsin nagu huvi, mis IT ettevõtetes toimub. Ja 1 aasta ta järsku oli ettevõtte vahetanud ja ta oli hoopis teises ettevõttes. Aga nagu ma tundsin ta ära ja tundis minu ära, ta oli nagu, stand-up mängu, okei. Ehk siis oligi see, et me nagu hakkasime rääkima mitte nagu ettevõttest, vaid sellest, kuidas nagu temal läheb, miks ta ettevõtte vahetas ja nagu selliseid asju. Et sellised nagu personaalsed kontaktid niimoodi tekivad ja pärast seda lisasime üksteist LinkedInis ja niimoodi, et niimoodi see networking töötabki, et lihtsalt lähed räägid inimestega ja järgmistel üritustel juba tundnud uuesti ära nüüd. Networking on tõesti, ma olen ise ka tähele pannud, et siin ülikooli elu üks olulisemaid aspekte, et ma arvan, et suuresti võib see isegi olulisem olla kui see eriala, mis sa siin õpid või need teadmised, mis sa otseselt nagu erialaselt kätte saad. Et jah, et hiljem sa kunagi ei tea, kas sa kohtud siin koolis järgmisel Steve Jobsiga või mitte. Ja, et tegelikult ma esimene aasta, kui ma olin, et ega siis ma ei teinudki eriti mitte midagi, ainult õppisingi, käisingi nendes loengutes, tegin neid koolitöid ja selline üpris ka oli, tegelikult see oli üpris üksluine. Aga nüüd see aasta ma mõtlesin, et miks mitte, et tulla ja vaatama, ma olen nii palju nagu saanud erinevaid asju proovida, uusi asju, uusi inimesi, et tõesti, et see annab ikka nii palju seda teist vaadata ja uusi võimalusi, et aga miks sa arvad, Sten, miks mõned inimesed siiski nagu ütlevad, et jah, kõik räägivad, et on tore, või ikkagi nad ei jõua nagu sinna tudengiaktivismini ja nad ei jõua sinna organisatsioonidesse või nad ei taha isegi sinna tulla, et miks sa arvad, mis neid nagu tagasi hoiab, mida nad kardavad? Ma näen seal nagu mitmeid põhjuseid. Kui rääkida nagu kartmisest ja hirmudest, siis ma olen näinud oma kursakaid ja teisi üliõpilasi, kes kardavad, et neil ei jää pärast piisavalt aega, et oma õpingutega tegutseda. Sest nagu väga aus tõsiasi on see, et ülikooli tullakse ikkagi mingisugust haridust saama, täpsemalt siis kõrgharidust saama. Ja kui isikul tõesti ongi nagu eesmärk, et ma tulen siia, ma saan oma eriala kätte, ma olen tööle, siis tegelikult miski ei seisa ta nagu tee peal ees ja ei takista teda. Ja kui just mõni väga hea sõber või kursakas ei ütle, et kuule, lähme proovime korraks ühel infotunnil kuulata, et äkki on mõni organisatsioon vahva, siis tegelikult ongi üliõpilasel väga lihtne ignoreerida kõike seda tudengielu teemat, mis tal nagu kuskil kõrval toimub ja ollagi oma õpingute peal. Teine asi, mis inimesi nagu aktivismist eemale tõmbab, on see, kui minnakse juba varakult tööle. Kui te arvate, et ma oma kõiki kursakaid ei üritanud iga aasta pesti saada, siis te eksite. Ma tegin seda absoluutselt iga aasta, iga semester. Tule kõik infotundi vaata. Aga alguses öeldi, et ma nagu tahan õppida, mul on 37 EAP-d, 36 EAP-d, 42 EAP-d, ma tahan nagu oma asju ära teha. Ja juba teisel semestri, 3. semestri öeldi, et nüüd ma õpin, ma käin tööle ka samal ajal, et mul tõesti ei ole nagu absoluutselt aega. Ja see on tegelikult nagu väga aus ka,
et kui üliõpilane tõesti tahab teha kindlaks, et ta õpib hästi ja ta tööl läheb hästi, siis milleks võtta omale kõrvale sinna 3. kohustus omakorda veel. Ja mõtlen, et ausalt need inimesed, kes käivad oma eriala kõrval tööl, neist saavad väga tugevad enda ala spetsialistid, sest nad juba baka lõpetades on nagu mingi 3 korda targemad enda erialal kui need inimesed, kes ainult õppisid. Aga mida ma näen erinevusena, on see, et nad on küll väga tugevad enda erialal, aga neil puuduvad nagu need sotsiaalsed oskused tihti, mida me õpimegi just aktivismi juures, et kuidas olla hea juht, kuidas suhelda inimestega, kuidas anda tagasisidet, kuidas oma ülesandeid edukalt edasi anda. Et nagu neid oskusi õpitaksegi just enamasti meil siin aktivistidena ja need on need oskused, millega inimesed ei saa lihtsalt spetsialistiks, vaid saavad ka tegelikult oma ala juhtideks. Aga ma ei ütlegi, et iga inimene peaks jõudma aktivismini, igaüks valib endal oma raja. Aga need on lihtsalt need paar põhjust, miks mõni inimene võib jääda nagu sellest aktivismi osast eemale. Need ongi need nii-öelda soft skill'id, et neid nagu, jah, aga kui nüüd üks soft skill siis rääkides, et sellest, et nad ei suuda seda, ütleme nii, et seda õppimist ja seda tudengielu võib-olla nagu, see aja planeerimine on seal tähtis. Et sul on hästi palju kohustusi kindlasti, väga palju isegi. Ma arvan, et kuidas sa enda aja planeerimisel üldse toimunud, et võrreldes sellega, kui sa alustasid, et mis on sul muutunud ja kuidas sa nagu suhtud sellesse? No ma ütleks, et mu aja planeerimine ilmselt kõige tugevam oli mu ülikooli 1. aastal. Sellepärast, et ma avastasin esimest korda Google Calendari ja ma pidin nagu jugglema 3 erinevat teemat, mida ma üritasin samal ajal ära teha. Ma tahtsin iga semester õppida 30 EAP-d on ju, nagu peakski. Ma olin Pestis suurprojekti Enginaatori projekti tiimis. Lisaks sellele ma valmistusin ette suveks Ameerikas ja mis võtab ka nagu sama palju aega kui kumbki need teised 3 osapoolest. Ja tekkiski olukord, kus ma pidin terve kevadsemestri lihtsalt tegema nagu 3. ajast 1, 3. ajast 2 ja 3. ajast 3. tegevust. Ja ma põhimõtteliselt magasin iga öö 6 tundi, magasin ühistranspordis, kui ma sõitsin kesklinna ja tagasi. Ja see oligi nagu minu igapäeva elu ja ma ütleks, et siis oli vaja planeerimine nagu nii tipus, et ma actually teadsin täpselt, mis kell ma söön lõunat, mis kell ma söön õhtusöögi, et mul oleks aega kõik asjad ära teha. Ma avastasin, et selline tegevus ei ole jätkusuutlik, sest oma 3. semestriga ma püüdsin samamoodi teha, siis ma veits põlesin läbi, kukkusin aineid läbi, vana hea teema on ju. Ja pärast seda ma olen nagu võtnud rahulikumalt, et mul ongi tegelikult aega nagu iseendale. Ja ma olen pannud tähele tõesti, kui ma ei jäta oma ajagraafikusse enda kalendrisse, kui ma ei jäta aega iseenda jaoks, siis tekibki olukord, kus mul on kalendris kirjas, et sa pead praegu tegema kodus tööd, aga ma ei saa voodis pikali, ma olen siuke tunne, et ma ei taha mitte midagi teha lihtsalt. Ja see on see koht, kus minu jaoks aja planeerimine muutus, sest minu eesmärk ei olnud enam panna oma kalender nii nagu full stack'i kui vähegi võimalik, vaid tõesti oli eesmärk teha asju mõistlikult ja jätta igasse õhtusse, igasse päeva mingisugune aeg, kus ma saan puhata lihtsalt. Et selle poole pealt on ajaplaneerimine oleks nagu väga-väga kasulik olnud alguses, kui ma hullu panin ja nüüd, kui ma nagu ka võtan rahulikumalt, et on põhjus, miks ma pole veel 4 aastaga bakat ära lõpetanud, sellepärast, et ma olen aktivismi teinud nagu hästi-hästi palju, samas ma tahan ennast üle koormata, on ju. Ehk siis nagu kool natukene jäänud tahaplaanile, aga nüüd on ikkagi plaanis aktivismi aasta lõpuks ka paga kätte saada. Jah, minu meelest see on jällegi lihtsalt väga hea näide ka sellest, et praegu omandatud oskus hiljem tööelus igatepidi ainult väga-väga suur pluss. Ma arvan ka, et kui ma ei oleks seda nii-öelda natuke läbipõlemist kätte saanud oma 3. semestril, siis võib nagu väga vabalt tekkida olukord, kus ma olen tööle ja siis ma nagu tööelus põlen läbi ja see on nagu veel hullem kui tudengil selle põleda, sest kui tööelus ma põlen läbi, lähevad numbrid alla, siis ma võin nagu kaotada töö selle pärast, aga tudengielus ma lihtsalt võtan järgmise semestri parajad uuesti ja mis see ikka on. Siin on vist hea lõpetada nüüd ja sellise õpetussõnaga, et tudengaktivism aitab kõvasti kaasa, et kellel on võimalus need prooviga organisatsioonidega liituda, aga samas pidage meeles, et natuke päris kõigest ei pea ka osa võtma ja
päris kõigel ei pea vist ka olema, et iseendal aega, nagu sa ütlesid ja et läbipõlemise on ikkagi olemas, et planeerige ja vaadake ja et oli tore, et te kuulasite. Oli tore, et Sten, sina tulid siia meie juurde. Väga lahe oli. Väga hea, et sa enda tihedas graafikus meile aega leidsid. Ja suur aitäh kõigile ja näeme järgmine kord.